Diagnoosi saamine oli esimene samm minu teekonnal ja mul pole alati olnud lihtne tulla toime sellega, kuidas põletikuline soolehaigus mõjutab minu igapäevaelu. Enam kui 3 miljonil inimesel Euroopas on põletikuline soolehaigus ja sõltuvalt inimesest võivad sümptomid olla väga erinevad, leebetest kuni väga rasketeni. Paljud leiavad, et põletikulise soolehaiguse sümptomid ei lase neil elu nautida. Kui aga pisut planeerida ja õppida ära tundma haiguse ägenemise märke ja põhjuseid, saad ikka elust viimast võtta. Samuti on olemas suur tugivõrgustik, kellelt saad nõu küsida. Pikkade reiside ettevõtmine võib näida hirmutav. Planeeri oma reisikavasse kindlasti puhkepäevi ja ära pinguta üle, kui sa ei tunne end hästi. Toidu osas ei ole üht kindlat dieeti, mis toimiks kõigi puhul. Sa pead välja selgitama, milliseid toiduaineid sa talud ja milliseid mitte. Väljas söömas käies on igati sobilik esitada eri soove. Ära tunne survet olla seltskondlik, kui sul pole selleks tuju. Sina tunned oma keha vajadusi ja piire kõige paremini. Kõik ei mõista sind, kuid oluline on mitte tunda end süüdi, kui pead mõnelt ürituselt varem lahkuma või otsustad üldse mitte kodust välja minna. Kui sul on põletikuline soolehaigus, ei pruugi uue partneriga seksuaalsuhte alustamine olla lihtne. Paljude jaoks on põhiliseks hirmuks, et neil tekib ootamatu kõhulahtisuse hoog. Ole valmis keerulisteks olukordadeks, sest mitte kõik partnerid ei mõista sinu hirmu intiimsuse ees. Kui see on nii, ei ole ilmselt tegemist sinu jaoks õige inimesega. Pikaajalises suhtes olles põletikulise soolehaiguse diagnoosi saamine on kahtlemata sinu suhet mõjutanud. Ära sulgu endasse, vaid lase oma partneril koos sinuga õppida. Põletikuline soolehaigus võib mõjutada ka sinu tööelu. Ürita leida töökoht, mis on paindlik või räägi oma tööandjale oma vajadustest. Tal on kohustus sind aidata. Kui sa ei tunne end hästi, räägi oma õpetajatega või palu oma eestkostjal seda sinu eest teha. Kindlasti on võimalik teha sinu haigusega sobivaid kohandusi, et saaksid jätkata oma haridusteed või karjääri. See on sinu elu ja sinu suhtumine su haigusesse võib muuta kõike. Pea meeles, et sa ei ole üksi. Tugivõrgustik on suur. Patsiendiühendused, patsientide blogid, nõuanderühmad, arstid, sõbrad, pereliikmed ja kolleegid on kõik sulle abiks ja toeks. Põletikuline soolehaigus on igaühel erinev, selles on tõuse ja mõõnu. Kuid kui astud oma igapäevaelu mõjutavatele muredele julgelt vastu ning oled avatud ja aus, on maailm sinu päralt.